Misso karikas siis algas tänavu nii-öelda tavatult vara, et juba detsembrikuus Misso karikas 2023 esimene etapp peetud, kuigi täna veel aasta 2022, aga põhjuseks oli siis see, et kui me vaatame juba siis nii-öelda järgmise aasta võistluskalendrit, et siis kõik need magusamad kuud ja kuupäevad nii-öelda seal jaanuar, veebruar, kõik nädalavahetused on kinni, mõnel nädalavahetusel isegi mitu võistlust, et tegime sellise otsuse, et alustame siis juba järgmise aasta karikaga nii-öelda sellel aastal ja ma arvan, et see läks väga mõnusalt korda, et tänane võistluspäev oli väga mõnus. Ilm natukene oli külmavõitu, aga see käib talve juurde. Rada pidas väga hästi vastu, suured kummardused korraldajale Armole, kes on siia ikka kõvasti vett vedanud ja seda lund siin kinni sõkkunud, et väga mõnus rada oli ja ma arvan, me veetsime ühe väga mõnusa päeva. Misso kalendris siis sellel aastal või siis juba järgmisel aastal on kindlasti veel üks talvesõit, et täpne kuupäev on veel selgumisel, aga ilmselt see sinna jaanuari keskele jääb ja kindlasti plaanime ka vähemalt kolm suvist võistlust teha, nii et 5-6 võistlust saaks selle aasta peale kokku, et vaatame, kuidas need ära jagunevad. Rada oli kõigile nagu libe, aga siis ongi see, et oleme ennem ka võib-olla varem siin sõitnud, et selle veoautosarjas eelmine aasta sai ka ühe korra nagu talvel sõidetud, aga eks ikka käe sees on see suvine asi on veel käe sees, et eks ta tahab ikka lihvimist, et aga iga nagu tiiru ja sõiduga läheb ikka paremaks, et siis näitab, et arenguruum ikka on veel. Ta on ju ütleme siis suur ATV, et taga on plokktihver, veab küll 4 vedu, aga käsipidurit sa kasutada ei saa ja siuke et teda keerama saada on ikka paras kunst ja sellega sõita, et ta päris niisama lihtne ei ole, võib-olla kõrvalt tundub et on kiired ja vihased pillid, aga head tulemust sõita, siis on vaja seal ikka toimetada päris kõvasti. Siin viimased nädal aega oli siukest stressirohkest ja nokitsemist oli ikka küllalt. Kuna eile sai ta nii hilja valmis, siis tegelikult selle autoga ma trenni ega proovidele saanud, et oli ta siuke, eks ma teadsin, et ta harjumist võtab, aga ütleme nii, et ajasõit olin 3., siis ma teadsin, et kuna rada oli libe ja näha oli, et möödasõit on nagu väga raske teha, et ainult siis, kui konkurents eksib, et ajasõidust sealt 3. ja siis esimeses poolfinaalis kuidagi õnnestus start ära võita. Sealt sain ette otsa ära ja tulin põhimõtteliselt omas vees lõpuni. Kuigi hoidis küll konkurents, hoidis pinget peal, aga näpukad sellist ei olnud, et sain võidukalt lõpuni tulla. Teine poolfinaal põhimõtteliselt kulges samamoodi, stardi võitsin ja sealt hakkasin vaikselt edu kasvatama ja finaaliga oli praktiliselt samamoodi, et täna oligi suhteliselt kõik oli stardi taga kinni, et kui start õnnestus, siis olid trumbid kõik sinu käes nii-öelda, et jokeri taktika töötas ja läks hästi.